Tere tulemast tagasi meie pausilt. Oli üks väga vennistatud paus. Ma arvan, et ennem kui me siin edasi läheme, ma lühidalt võtan kokku selle, mis päris alguses sai räägitud. Ja põhiprintsiibid olid siis need, et toitumine kui niisugune on tegelikult osa meie jumalateenistust. Söömine ongi tegelikult jumalateenistus. Ja et väga mitmed paganlikud kultuurid ja ebajumala teenimised on just nimelt üles ehitatud selle peale, et kõik need ohverdamised ei ole mitte lihtsalt ainult looma verevalamine, vaid see on alati seotud ka söömisega. Söömine läbib tegelikult kõiki piibellikke valdkondi. Alates sellest, kuidas muistsed israeliidid tõid ohvriks toitu, tõid seda preestritele, kes selle pühitsesid. Ja samamoodi räägib Jumala sõna, et mitte ainult ei toodud loomi, mitte ainult ei toodud selleks, et vereohvreid pakkuda, aga samamoodi olid ka roaohvrid, mis sisaldasid endas vilja, õli, erinevat sorti küpsetisi. Nii et see söömine tegelikult ei tähenda alati lihasöömist ja päris algusest, kui Elohim lõi taeva ja maa, siis tegelikult inimene ei loodudki lihasööjaks ja ka loomad ei loodud lihasööjaks. Ja kõige esimene patt, mida Aadam tegi Eedeni aias, oli see sama toitumisreegli või siis toitumisseaduse rikkumine. Sellepärast, et nii nagu Elohim on loonud puhtad ja rüvedad loomad, nii ka kõige esimene asi, mis Eedeni aias sai loodud, ta ütles, see on hea puu, sellest võid süüa, aga see on paha puu, sellest ära söö. Hea ja kurja tundmise puu oli see puu, millest ei tohtinud süüa. Ja see on seesama võrdpilt, puhas ja roojane. Juba Eedeni aias oli Aadam ette see pandud. Ja ta ütles ka, et need on need viljapuud, mille vilju võib inimene süüa. Ja pärast seda, kui Aadam oli rikkunud kõige esimest käsku, mis oli seotud puhta ja ebapuhta toiduga, siis esimene asi, mis sai tema needuse osaks, oli just nimelt toidu muutumine. Sest kui siiamaale oli Aadamale öeldud, et söö nendest viljadest, siis pärast seda ütles Elohim, et sa pead nüüd sööma ohakaid. Sa pead nüüd raske higiga oma leiba teenima. Nii et see söömine kui selline oli juba aegade algusest Eedeni aias kohal. Ja samamoodi ka vahepeal, kui me vaatame, kui tuli tõotus Iisaki sünnist, kui Jahve ingel andis Abrahamile tõotuse, et talle sünnib poeg. Siis kõigepealt, kui need inglid kohale tulid, esimene asi oli see, et Abraham läks neile süüa valmistama, veristas looma, küpsetas kooki, küpsetas leiba ja kõigepealt inglid sõid. Tegelikult oli see nii-öelda Elohimi enda väljendus. Ja sellepärast on see söömine üks väga tugev tegevus. Ja see ei puuduta mitte ainult meie füüsilist ihu, vaid see puudutab ka meie vaimu. Ja samamoodi Jeshua viimane tegevus oma viimasel õhtusööma ajal oli söömine. Ta andis meile läbi söömise selle käsu, et me meenutaksime. Ta ütleb, minu liha on tõeline roog, minu veri on tõeline jook. Nii et söömise kaudu kinnitati ka uus või uuendatud leping Brit Hadasha. Ja neid kirjakohti on piiblis 2, mis loetlevad üles väga selgelt, kes on roojased ja kes on puhtad loomad. Me vaatlesime kõigepealt 3. Moosese 11. peatükki ja nüüd ma võib-olla korraks lühidalt vaataks ka veel paralleelkirja kohta ja see on 5. Moosese 14, 3, 21. Need on loomad, keda te võite süüa. Härg, lammas, kits, hirv, kaseel, põder, kaljukits, antiloop, metslammas, metskits, kõik loomad, kelledel on sõrad ja täielikult 8 tähestatud sõrad, kes loomadest mäletsevad mälu, neid võite süüa. Vaid ärge sööge neist neid, kes mäletsevad küll mälu, kellel on aga täielikult lõhestatud sõrad. Kaamel,
jänes, kaljumäger, sest nad mäletsevad küll mälu, aga neil ei ole sõrgu. Need olgu teile roojased. Ja siga, sest tal on küll sõrad, aga ta ei mäletse ja olgu ta teile roojane. Ma ei hakka neid kõiki siin üles loetlema, aga teadlased ja toitumisspetsialistid on teinud mitmeid uuringuid ja sellepärast ei ole see tegelikult mitte ainult piibellik, vaid see on ka tänapäeva maailmas täiesti normaalselt levinud ja teadaolev, et sealiha ei ole kasulik süüa. Nagu me rääkisime, seal on spetsiaalsed sellised trihhiina ussid, keeritsussid, keda ei ole võimalik isegi sügava ja korraliku keetmise või kuumusega täielikult seaorganismist sealt lihast välja ajada. Ja isegi kui need ussid ise selle keetmise käigus surevad, siis vaatamata sellele ikkagi need munad, need taaselustavad, kui nad puutuvad kokku inimese rasvaga. Me rääkisime sellest, et searasv on midagi, mis on inimorganismis võimatu läbi seedida, ehk siis ta ei muutu energiaks nagu iga teine rasv. See on sama, kui sa sööd metalli, see on sama, kui sa sööd mingisugust kivi. Et ta lihtsalt jääbki sinu organismis selliseks, nagu ta jääb. Ja samamoodi me rääkisime siis ka sellest, siin on nüüd konkreetselt üks slaid, et see, mida see loom või see lind või see kala või see mereelukas endale sisse sööb, et täpselt selle sama asja sööb inimene sisse. Ja siin selle slaidi pealt on nüüd näha, et täpselt samamoodi ka näiteks sead, nemad võivad süüa ka hiiri ja rotte, nad söövad ka madusid. Farmeritel, kes on talupidajad, teavad, et see oli täiesti normaalne, et arvestatigi sellega, et sead söövad mürgiussid ära, sellepärast et see mürk, mis on mürkmaas, ei tee seale mitte mingisugust kahju. Kuna ta organism on niivõrd mürgine, siis ta lihtsalt sööb selle ära ja taga ei juhtugi mitte midagi. Ja samamoodi nagu hiired, rotid, ehk siis kui me sööme sealiha, siis see sama, mida siga sööb, seda sama rotti ja hiirt, seda sama mürki, neid samu nii-öelda surnud raipeid, millest toituvad rotid ja hiired, seda sama sööme meie sisse. Ja see ei kao mitte kuskile. Ja tihtipeale nad moodustavad sellised kolooniad, nad elavad selliste kolooniatena inimeste organismis ja üldiselt neid on suhteliselt raske välja saada. Samamoodi on tehtud statistikat, mille alusel tegelikult väga suur protsent varakult surnud inimesi on surnud sellepärast, et nad on söönud sealiha. Ja sealiha on näiteks 30 korda mürgisem kui on veiseliha. Ja üleüldse on ka sealiha nii-öelda mürgisuse põhjuseks see, et tal oli higinäärmeid. Nii et sealiha ei higista välja kõike seda mürki, mis tal on. Ja sellepärast nad püherdavadki poris, sellepärast et nad ei saa kuidagi sellest higist lahti, nad on vaevas. Isegi kõige puhtamates tingimustes elavad seal, neil ei ole higinäärmes, sest nad on niimoodi loodud. Sellepärast, et Elohim on nad niimoodi loodud. Nad ei ole mõeldud söögiks. Neil on oma funktsioon. Ja samamoodi on ka erinevad mereelukad, krevetid, krabid, igasugused vähilised, samamoodi. Nad on täis seda, mida nad söövad ja nad toituvad üldiselt kõigest, mis on surnud, mis on angerjad näiteks, silmud. Nad söövad kõike seda, mis on juba roiskunud. Nii et kokkuvõttes ebapuhtad loomad on tegelikult 100% rohkem mürgised kui puhtad loomad ja seda teadlased täiesti nõustuvad. Nad ütlevad, et selles suhtes niivõrd palju, kui need teadlased on, kes piiblit loevad, nad ütlevad, jah, piibel on tõsi, tõepoolest. Isegi kui nad ei usu. Ja samamoodi me vaatame Matteuse 8:31-32, kui kurjad vaimud palusid Jeshuat, see oli Gadara maakond, ja ütlevad, et kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse. Ja ta ütles neile, minge. Siis nad tulid välja ja läksid sigade sisse ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus. Ja tekib küsimus, et miks pärast siis Jeshua saatis need sigade sisse. Nagu me rääkisime, sealiha toite väärtus ei ole kõige kõrgem. Võigemini ta on küll võib-olla kõrge, aga missuguses mõttes. Igatahes on seal palju mürke. Nii et kui Jeshua läkitas need sigade sisse, kas siis sellepärast, et nendel teemonitel lihtsalt meeldis sealiha süüa. Neile meeldisid need keeritsussid ja seal koos nendega pesid seda pesa teha võib-olla või lihtsalt natuke nahistada selle mürgise sealiha kallal.
ma arvan, et teemonitele ei läinud korda mitte mingisuguse toidutoite väärtus, ei sealiha ega ka selle, mis on puhtaks kuulutatud. Et pigemini on see printsiip, et kurjad vaimud saavad olla keskkonnas, kus puudub üks asi ja see on Elohimi ligiolu, see on Jumala ligiolu. Kuri vaim ei saa olla seal, kus elab Jumala vaim. Ja sellepärast sigade sees see Jumala vaimu ligiolu puudus, sest nad olid loodud roojasteks. Nad ei ole loodud selleks, et olla puhtad. Ja siin on nagu see printsiip, et see väline, see, mida me endale sisse sööme, kuna me oleme vaim, hing ja ihu, me ei ole lihtsalt ainult ihu, siis see kõik on üks tervik. Ja selle kurjade vaimude näite puhul on väga hästi näha, et siin oli tegemist vaimse printsiibiga. Mitte sellepärast, et need vaesed kurjad vaimud olid näljas, et nad pidid tingimata sealiha sööma. Sest et Jeshua ei läkitanud neid lammaste sisse ega härgade sisse. Võib-olla seal Kadara maakonnas neid ka ei olnud, aga asi ei ole selles. Ja kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus. Nii et see tegelikult, mida me endale sisse sööme, mõjutab ka seda keskkonda, meie vaimset ja meie hingelist keskkonda. Selle sama puhtusastet. Me ei saa sinna mitte midagi parata. Ja kui meie sees on looja, kui meie sees on Elohim, siis tegelikult süües seda, mis on ebapuhas ja rüve, siis me samamoodi roojastame seda keskkonda, mis on meie sees, meie vaimu ja meie hinge. Sest et Jeshua, tema tuli tegema seda, mida ta nägi isa ees tegevat. Rääkima seda. Jeshua ei söönud roojaseid loomi, nii nagu ei söönud ka ükski tema apostlitest. Ja vaatame siis ka seda, kus me näeme uues lepingus sama printsiipi. Peetrus, 1. Peetrus 1.16, ta tsiteerib ühte kohta ja ta tsiteerib seda kohta 3. Mooses 11. peatükist. Ta ütleb, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Täpselt seda sama räägib 5. Moosese, 3. Moosese 11, 44-45. Ta ütleb, mina olen issand, mina olen Elohim teie Jahve, pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Ärge roojastage oma hingi, mitte ühegi roomaja pärast, kes roomab. Ta räägib siin taas hing ja ihu. Need on kaks omavahel seotud asja. Ta seostab need, ta ütleb, olge siis pühad, sest mina olen püha. Sest muidu, kui te sööte neid roojaseid loomi, te roojastate oma hingi. Aga meid on loodud elavaks hingeks, Elohimi enda näo järele. Ja võiks öelda, et kas siis Jeshua veri ei olegi piisav, et meid puhastada kõigest sellest. Jeshua ju puhastas. Nii meie vaimuhinge kui ka ihu. Kui see nii oleks olnud, siis ma arvan, et lõpuaegadest rääkiv prohvet Jesaja 66. peatükis ei oleks maininud, ei oleks rääkinud ja hoiatanud ja ütelnud, kes endid pühitsevad ja puhastavad rohuaedade jaoks, järgnes mõnele endi keskelt ning sealiha, jäleduste ja hiirte sööjad saavad kokku üheskoos, ütleb Elohim. Sest prohvet kuulutab siis siin selle koha peal, et kas siis, kui tuleb Jeshua tagasi teist korda, siis endiselt on veel neid inimesi, kes kõike seda teevad, kõike seda jäledust teevad. Sellepärast, et Jeshua tuli meid lahti ostma patuorjusest. Vabastama inimest, ta tuli inimest lahti ostma. Kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige. Ja veri puhastab meid tõepoolest kõikidest ülepuhtust. Aga mitte nendest tulevastest, vaid tegelikult ta räägib kõikidest nendest, mida me juba oleme teinud. Ja hoiatab, ärge tehke enam pattu. Aga Jeshua ei läinud ristile krevettide eest, mereelukate eest. Pärast seda, kui Jeshua oli oma ohverdamise täide viinud ja üles võetud, pärast seda ei muutunud erinevat sorti mereelukad pühamateks ja
teistsugusteks, nende DNA ei muutunud, nende olemus ei muutunud, nende füüsiline konsistents ei muutunud. Täpselt samamoodi nagu sead. Nad ei muutunud pühaks, Jeshua ei surnud kõigi nende loomade eest. Ja eriti on oluline see, et need loomad ei muutunud pärast seda. Ka meie inimesed, me tegelikult oma füüsilises kujus ei ole ka muutunud. Jeshua on meid vabastanud, Jeshua on meid oma verega lunastanud, aga see ei tähenda seda, et pärast seda, kui ma sain päästetud, ma järsku omandasin mingisuguse teistsuguse näo või teistsuguse kuju. Või et järsku kadusid minu organismist näiteks inglid teevad ju jah. Veresooned või midagi niisugust. Nii et ma usun, et selles suhtes me oleme kokku leppinud, et loomad, nii nagu nad alguses olid loodud, esimene Moosese, esimeses raamatus, täpselt samasugusena on need loomad ka säilinud tänase päevani. Ja kui just keegi evolutsiooniteooriasse ei usu. Aga ma arvan, et meie siin ei usu. Ja lähme siis tegelikult nende valesti mõistetud kirjakohtade juurde, millest uus leping või uuendatud leping Brit Hadashah räägib. Vaatame siis edasi Markuse evangeeliumi 7. peatüki. Ka tuntud kirjakoht, mis paljude poolt, ma arvan, minu enda poolt on kasutusel olnud. Ma teadsin seda salmi peast ja Jeesus kuulutas kõik toidused puhtaks. Ja tegelikult see oli see olukord, kus tema ümber olid jüngrid ja variserid. Seal oli päris suur hulk varisere, ehk siis tegelikult teda ümbritsesid kõik juudid. Suuremalt osad olid seal kõik juudid, võiks olla 90%. Ja kui Jeshua läks rahva hulga keskelt koju, küsisid ta jüngrid temalt selle tähendamissõna tähendust. Ja mis siis see tähendamissõna oli see? Tähendamissõna oli see, et kõik, mis tuleb väljaspoolt sisse, läheb kõhtu ja väljub siis nii-öelda seedeorganite kaudu erinevasse paika ja see ei rüveta sind. Aga see, mis lähtub seestpoolt, see rüvetab sind. See oli tähendamissõna. Ja küsisid nüüd jüngrid temalt selle tähendust. Ja tema ütles neile, kas teiegi olete mõistmatud, kas te ei saa aru, et miski väljast inimesse tuleb, ei saa teda rüvetada, sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu tuleb jälle välja. Sel viisil kuulutas Jeshua puhtaks kõik toidused, 19. salm. Kuidas siis sellega nüüd on? Kõik toidused. Mida tähendab kõik? Kõik, no kõik. No näiteks soe hobuseveri. Kuidas oleks? Või rotipraad näiteks. Aga võti on tegelikult selle peatüki alguses, Markuse 7, 1 ja 2. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeshua juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata. See tähendab pesemata kätega leiva söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud. Kuna nad peavad kinni, millest? Esivanemate pärimusest. Nad ei pea kinni toorast. Nad peavad kinni esivanemate pärimusest, sest käte pesemine enne sööki on esivanemate pärimus. Tooras kuskil ei ole öeldud, et sa ei tohi ennem süüa, kui sa oled käsi pesnud. Tooras ei ole öeldud, et see roob, mida sa sööd, kui sa ei ole käsi pesnud, muutub siis rüvedaks. Nii et käte pesemine ja puhtuse ja hügieeni järgimine iseenesest on väga hea ja me räägime oma lastele ka peske käed, kui nad tulevad õuest. Loomulikult sellepärast, et seal on igasuguseid mikroobe, aga see ei tähenda seda, et kui ta siiski seda toitu sööb, see toit ei muutu roojaseks selle läbi. Ja variserid olid siin nii-öelda vindi üle keeranud. Nad ei eeldanud, et Jeshua jüngrid järgivad toorat, vaid nad eeldasid, et nad järgivad variseri suulist pärimust. Ja nüüd, kui siis
Jeshua ütleb, et ta kuulutas kõik toidud puhtaks, siis me peame defineerima, mis asi on toit. Toit juudi jaoks, toit lepingus oleva inimese jaoks on ainult vastavalt 3. Moosese 11. peatükile või 5. Moosese 14. peatükile. Toit on see, mis on puhas. Kõik see, mis on roojane ja rüve, ei defineeru toiduna. Juutide jaoks, kui räägiti toidust, siis nad ei kordagi ei mõtelnud selle üle, et toidu alla käib sealiha või koorikloomad või krevetid. Nende jaoks toit oli vastavalt toorale see, mis on mõeldud söömiseks, sest kõik muu ei olnud mõeldud söömiseks. Ja sellepärast ütleb Jeshua, et ta kuulutas puhtaks kõik toidud, kõik see, mis on juba tegelikult puhtaks kuulutatud. Ainus asi, mis ta ütles, on see, et pesemata kätega puhta toidu söömine ei muuda seda toitu roojaseks. Kui sa sööd lambaliha ja sa sööd seda pesemata kätega, siis see lambaliha ei muutu rüvedaks, see lambaliha ei muutu sealihaks. Ja samamoodi, kui Jeshua oleks selle koha peal, kas või korrakski mingisuguse vihje andnud, et no nüüd, mehed-vennad, nüüd on sealiha tõeliselt košer, minge seal turul nurga taga müüakse, sööge, nii et rasv tilgub. Siis need samad variserid, kes ta ümbritsesid, nad oleks ta kõigepealt kividega surnuks visanud. Sest et kogu variserite tegevus Jeshua ümber oli see, et nad käisid nagu koerad järgi, et ta püüda ühegi asja pealt, mida ta toora vastaselt õpetab, sest et see oleks kohe andnud põhjust teda teibasse ajada. Ja sellepärast ütlebki lõpuks siin Markuse peatüki lõpust ütleb, ja siis läksidki variserid kurva näoga ära. Nad olid nagu peksa saanud koerad. Neil ei olnud midagi öelda, sellepärast et Jeshua ei olnud toora vastu läinud. Ja nemad juba tundsid toorat. Vaatame siis edasi roomlaste kirja. Roomlaste kirja 14. peatükki. Vaatame kõigepealt 6. salmi. Seda on ka kasutatud väga palju argumenteerimaks, põhjendamaks, et pole vahet, mida sööd, pole vahet, millal šabatit pead või kas sa üldse šabatit pead. Nii et siis loeme. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda Elohimile. Kes sööb, sööb Elohimile. Sest ta tänab Elohimi ja kes ei söö, jätab söömata Elohimile ja tänab Elohimi. Nii et Paulus ütles, nagu me teame, või võib-olla ei tea, selle üle on vaieldud, et käsk on hea ja puhas ja õige. Toora tegelikult on see õige sõna. Ja kogu see 14. peatükk nüüd siin roomlaste kirjas räägibki söömisest. Üks asi võib-olla, mis on oluline siin veel rääkides Paulusest, siis need on kõik need Pauluse kirjad, mis on kasutatud eraldi õpetuse või doktriini moodustamiseks ja ülesehitamiseks. Tema nimi oli Rabbi Shaul. Kuna ta oli ka samaaegselt Rooma kodanik, siis oli tal teine nimi ja teine nimi oli Paul. Pärast seda, kui ta kohtus Jeshuaga Emmause teel, vabandust, mitte Emmause, vaid Damaskuse teel, just, siis tema nimi ei muudetud Saulist Sauluseks või Saulist Pauluseks. Ta lihtsalt oli kahe nimega, kuna roomlased, kuna ta oli Rooma kodakondlane, siis tal oli nõnda nimetatud Rooma pass ja tal oli ka teine nimi. Aga tema tegelik nimi oli Shaul. Ja see ei muutunud, seda ei muutnud ära Jeshua ja see jäi kuni lõpuni. See on taas krekaniseeritud. Ma ei tea, kust kohast tuleb Saulus, see on täielik müsteerium. Ja sellepärast ka, kuna Sauli emakeel oli heebrea keel, ta rääkis küll ka aramea ja kreeka keelt, aga tema mõttelaad, see, kuidas ta kirju kirjutas ja nendele, kelle ta kirjutas, see oli kõik heebrea mõttelaad, see ei olnud kreeka-rooma.
see ei olnud filosoofia. Ja sellepärast ongi teine Peetruse 3.5 ütleb, vaatan, kas mul ei ole siin. Teine Peetruse 3.5 ütleb, et 3.15.17, ja ta ütleb, et ja meie Jahve pikka meelt pidage päästeks. Nõnda, kui ka meie armas vend Shaul, tegelikult ütleb siin Shaul, meil on tõlgitud Paulus. Teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda. Sama ütleb Shaul kõigis kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on küll mõningad raskesti mõistetavad, mida õppimata ja kinnitamata inimesed väänavad nagu muidki kirju iseenda hukatuseks. Ehk siis juba Peetrus ise ütleb, et sellest Shaulist on natukene raske aru saada. See on teine Peetruse 3, 15-17. Ta juba teab. Aga põhiline, mida ta rõhutab, on see, 16. salmis ta ütleb, et mida õppimata ja kinnitamata inimesed väänavad nagu muidki kirju. Ehk siis tegelikult selle koha peal kirju, selle all on mõeldud siin otseselt Tanahi. Nii et need kinnitamata ja õppimata inimesed, kes on juba Toora ära väänanud, nad ei saagi mõista Shauli. Sellepärast ütleb, et nii Shauli kirju kui ka on nad väänanud teisi kirju. Teine Peetruse 3.15 ütlesid või? 15-17. Teine Peetruse 3. 15-17. 3.15. Jah. Teine Peetruse lõpus. Ta räägib seal Shaulist või Paulusest. Aga lähme tagasi roomlaste 14. peatükki. Jah. Selleks, et mõista see sama salmi 6 põhimõtet ja aru saada, millisest söömisest siin räägitakse, siis me lähemegi algusesse. Roomlastele 14, 1 ja 2. Ta ütleb, et võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Usklike hulgas oli tegelikult 2 liiki inimesi. Olid tugevad ja nõrgad. Nõrgad olid siis ikkagi enamasti need, kes olid värskelt tulnud messia juurde. Nõrgad olid pigemini need, kes olid olnud paganad, kes olid tulnud paganlikust ebajumala teenistusest. Tugevad olid need, kes olid juba olnud juurdunud sellesse õpetusse ja Jeshuasse. Eriti juudid, kes tundsid väga hästi vana lepingut. Ja sellepärast need nõrgad usklikud, nemad arvasid, et kuna nad olid tulnud sellest ebajumala teenistusest, siis nad olid väga tundlikud kõige toidu suhtes, eriti mis puudutas just lihasaadusi. Kõige selle toidu suhtes, et äkki see võis mingisugusel kombel neid rüvetada. Ja sellepärast nad eelistasid hoiduda lihatoitudest ja veinist ja süüa taimetoitu. Seesama kirja kohta ütleb, et aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Sest et nad kartsid, et nad langevad äkki tagasi selle ebajumala teenistusse juurde. Sellepärast, sest et liha oli see tegelikult kõige kriitilisem nii-öelda toit, mida ohverdati. Ja samamoodi roomlaste 14.5 kinnitab, kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö. Ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Elohim on tema vastu võtnud. Mõni jälle hindab üht päeva muudest paremateks, ent teine hindab kõiki päevi ühesugusteks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel. Ja see peatükk tegelikult siin räägib konkreetselt taimetoitlastest ja lihasööjatest. Ta räägib siin paastumisest ja mitte paastumisest. See on kõik pühendatud söögile. See ei ole pühendatud siin praegult toorale, seadustele, vaid see räägib siin kõik konkreetselt. Ta ütleb, et ta kutsub üles tugevaid usus, mitte pidamaks ennast pühamateks teistest, nendest, kes on nõrgad. Mitte kritiseerima nõrku usklikke nende piirangute pärast, kui nad näiteks tulevad kokku ja söövad ühiselt. Ja samamoodi ta ütleb nõrkadele, et ärge teie jällegi oma nõrkuse pärast kritiseerige siis neid tugevaid, kes arvavad, et nad ei pea sööma taimetoitu, vaid nad võivad süüa ka lihatoitu.
Ja siis üheks teiseks teemaks oli veel muidugi see turul müüdav liha või siis üldse toit. Kuna liha oli võimalik tegelikult tol ajal osta ainult turul ja samamoodi ka kõiki muid aineid. Muidugi sa võisid minna kellegi juurde konkreetselt võib-olla koju, kellel oli oma majapidamine, kes seal kasvatas oma kitsi ja lambaid. Aga ütleme siis need kõik, kes olid paganad olnud ja tulid usule, siis nendel ei olnud, väga paljudel ei olnud, eriti ühesõnaga linnatingimustes. Ja sellepärast oli see turg üks see koht, kus tegelikult käidigi ostmas. Ja see liha, mis seal turul oli, see tegelikult, seal ei olnud silti küljes. Kas see oli ohverdatud ebajumalale või see ei olnud ohverdatud ebajumalale. Sellepärast see loom, mis siis võeti, ka siis, kui ta viidi ebajumala templisse, tavaliselt lõigati tal pea maha, valati veri välja, veri valati altarile ja siis see loom, mis toodi sinna müügiks ehk siis söögiks teistele, see oli siis tegelikult verd seal enam ei olnud ja enamasti see loom oli väga kvaliteetne, sellepärast et jumalale sai ohverda. Isegi kui ta on ebajumal, ikkagi ohverdati parim. Aga siin nüüd veel korraks tulles tagasi, siis esimesel sajandil oli veel teine suur teema ja nimelt see puudutas paastumist. Sellepärast, et kui Elohimi sõna mingisugused asjad pani väga selgelt paika, siis teistes kohtades oli jällegi sihukest nagu liikumis- või vabadusruumi. Sellepärast, et Elohimi sõna ei ütle, et sa pead sellel päeval paastuma või sellel päeval paastuma. Kas 3 päeva, 5 päeva või 1 päev. Ja missugusel kombel see paastumine peab siis toimuma. Nii et see oli nagu see, kuna see söömise teema ja see paastumise teema olid omavahel seotud, siis selles nüüd siin konkreetselt Rooma 14. peatükis jookseb läbi just nimelt see, et missugusel päeval on siis hea paastuda. Ja loomulikult igaüks tegi selle jaoks oma otsuseks, kuna seda toora ei sätestanud. Ja see oligi siis nagu see, kus ütleme võib-olla siis need nõrgad usklikud, kes sõid taimetoitu ja kes eelistasid rohkem paastumist, ütlesid, et aga nüüd on need päevad, millal tuleb paastuda. Aga siin ütleb apostel Shaul, rabbi Shaul, et tegelikult igaüks olgu oma mõtlemises kindel. Et siin on see, et mõni hindab ühte päeva paremaks. See ei ole, et üks peab šabatit siis, kui ta tahab või keegi teine jätab üldse šabati pidamata, vaid konkreetselt see puudutab siin, mõni hindab ühte päeva paastumiseks muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesugusteks. Jutt on siin paastumisest. Me tuleme pärast veel korra siia roomlaste kirja tagasi, sellepärast et 1. Korintuse on ka seotud Rooma kirjaga. Ja vaatame siis korraga veel ühte 1. Timoteuse kirjas 4. peatükis 4 ja 5 salm, mis on ka üldiselt levinud kui kirjakoht, mis väidetavalt lubab kõike. Ja see ütleb siis niimoodi, et ma loen siin isegi tegelikult natukene algusest peale, mul siin on alates 4. salmist, ma loen 4. peatükk 1-5. Aga vaim ütleb, 1. Timoteuse 4, 1-5. Aga vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südamesse. Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda toidust, mis Elohim on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. Sest kõik, mis Jahve on loonud, on hea ja miski ei ole hüljatav, kui seda vastu võetakse tänuga, sest seda pühitsetakse Jahve sõna ja palve läbi. Kui me nüüd vaatame siin, ta ütleb, esiteks, kes on need eksitajad, kes taganevad usust? Need on eksitajad vaimud, kurjade vaimude õpetajad, valerääkijad. Need ei ole juudid, need ei ole rabid. Seda on öeldud, et näed, et tulevad juudi rabid ja ütlevad, et te ei tohi seda süüa, te peate järgima toorat.
Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda toidust. Jälle öeldakse, rabid tulevad, Toora ütleb, et hoiduge toidust. Aga Toora ei ütle seda, vaid need on eksitajad vaimud ja kurjade vaimude õpetajad, kes seda ütlevad. Ja millisest toidust? Nad käsivad hoiduda toidust, mis Elohim on loonud. Kellele? Usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. Ta on loonud nendele, kes usuvad, kes teavad Toorat. Ja tõde juba mõistnutele, mis on Toora? Tõe definitsioon ongi tegelikult Toora. Sellepärast Johannese evangeeliumi 17. peatükis Jeshua ütleb, sinu sõna on tõde. Mis on tema sõna? On Toora. Tõde juba mõistnutele, nendele, kes juba teavad, missugused on puhtad ja missugused on rüvedad. Tänuga vastuvõtmiseks. Ja siis see viimane, sest kõik, mida Jahve on loonud, 5. salm, 1. Timoteose 4.5, on hea ja miski ei ole hüljatav, kui seda vastu võetakse tänuga. Ja nüüd see viimane lause, sellepärast seda pühitsetakse 2 asja läbi, Jahve sõna ja palve läbi. Ei ole piisav, et sa ainult palvetad. Ainult palve ei muuda rüvedat ja roojast rooga puhtaks. Siin on 2 asja, palve ja Jahve sõna. Mis on Jahve sõna? See on tõde. Mis on tõde? See on Toora. Nii et sa ei saa palvetada üle rüveda või roojase toidu, muutes seda puhtaks, kui see ei ole vastavuses Jahve sõnaga, kui see ei ole vastavuses Tooraga. Need 2 asja peavad kokku minema. Sinu palve peab vastama sõnale ja sõna peab vastama sinu palvele. Siis juhtuvad asjad. Aga kui sa palud palve kohaselt, et ma sooviksin nüüd seda sealiha süüa, tee see puhtaks, siis see ei muutu sellele puhtaks. Sellepärast, et tema ei lähe kunagi oma sõna vastu. Isa, poeg ja püha vaim, need on 3-1, nad on üks ainus. Neil ei ole lahkheli omavahel. Ei ole nii, et isa ütles, siga on rüve, poeg ütles, tegelikult ma puhastan oma verega selle sea ära. Ja siis vaim ütleb, et no palvetage, siis võite süüa, mis tahate. Nii tehakse. Ja sellepärast ongi, et kui me räägime, mis on toidu definitsioon on 3. Moosese 11. Nii tehakse kogu aeg. Ja siin me näeme, et taas apostel Shaul, rabi Shaul, kes tunneb Toorat väga hästi, ta ütleb väga selgelt, ta ei ole Toora vastu. Ta ei ütle, et sööge mida iganes. Sööge kõike. Õnnistu, võta suhu. Sest kui ta ei ole sõna kohaselt pühitsetud, siis ta ei kvalifitseeru. Halleluja. Sest et tegelikult ebapuhtad loomad, ka need olid vajalikud. Me ei saa öelda, et me nüüd peaksime kõik sead maha tapma ja kõik ühesõnaga, ma ei tea, koorikloomad kõik ära põletama. Nendel oli oma funktsioon. Nad olid kogu selle looduse, selle nii-öelda fauna, floora, tolmuimejad, puhastajad. Esivanemad on ellu jäänud ja 100-aastane elanud peaaegu ja mis sa Viia räägid siin, mis sa ajad just juttu? See on 2, need ei pruugi omavahel seotud olla. Aga vaatame siis nüüd 1. Korintlastele. Ja 10. peatükk 24-26. Kõike, mis lihaturul müüakse, sööge. Kas on nii? Öeldakse siis, kõik on lubatud. Kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud. Siiski kõik ei ehita kogudust. Ärge ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast või ärge siis oma südametunnistuse pärast muretsege, sest maa ja selle täius on Messia päralt. See sõna lihaturg oma algses tähenduses oli tarandik. See oli lihtsalt ala, mis oli nagu mingisuguse aiaga piiratud ja seal olid erinevad müügiletid. Võiks seda nagu turuplats, kus müüdi kõike. Põlluvilju, puuvilju, köögivilju, lihtsalt vilja ja siis ka lihatooteid.
algselt see ei olnud mõeldud, see ei olnud nagu lihaturu, see ei olnud ainult selle koht, kus müüakse liha, vaid see oli turuplats. Ja selline lihuniku või lihaturu, lihuniku poe mõiste on tegelikult hiljem alles juurde tulnud. Ja samamoodi see, mis nüüd siis ütleme selle lihaturul müüdi, siis väga palju oli seal seda liha, mis siis, või ütleme, neid tooteid, mis oli pühendatud või pühitsetud ebajumalatele. Aga nagu me alguses rääkisime, et mitte ainult liha ei pühitsetud. See on mitte ainult, kui räägitakse ebajumalatele pühitsetud toidust, siis see ei hõlma mitte ainult liha. See hõlmab ka kõike muid, nagu me ütlesime, teravilja, õli, puuvilju, köögivilju, ka neid koos lihaga pühitseti ebajumalatele, nii nagu seda tehti ka Iisraeli jumala templis. Ja siis kõik, nagu me vaatasime enne, esimene Timoteuse 4.5, see, mida teeb kõik, mida müüakse, siis see kõik vastavalt Rabbi Shaulile oli kõik see, mida pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. See oli Shauli jaoks kõik. Kui ta ütleb siin, et kõike, mida lihaturul müüakse, siis selle kõige all ta mõtles kõike seda, mis on pühitsetud Jahve sõna ja palve läbi. Kõike seda, mida seal müüakse, mitte lihaturul, vaid kõike, mida üldse turul müüakse. Seda, mis on pühitsetud palve ja sõna läbi. Seda sööge. Sellepärast ärge hakake kõhklema. Ja on arvamus, et ebajumalad ohverdasid oma siis nendel teenistustel ja orgiatel, et nad ohverdasid ainult rüvedaid loomi. Aga tegelikult see ei ole niimoodi. Ja ma vaatasin piiblist, üks koht on tegelikult, mis üldse ainult räägib, missugust konkreetset looma ebajumalad või siis ühesõnaga ebajumalad teenijad ohverdasid. Ja see on Apostlite tegude 14 ja 13. Ja linna ääres asuvad Zeusi templi preester tõi, mida ta tõi? Härgi ja lillevanikuid väravate ja tahtis koos rahvaga neile ohverdada. Nii et me siin näeme, et härg oli täiesti košer loom. Härg ei olnud ebapüha ega roojane. See tähendab seda, et ka need loomad ebajumalatele pühitsetud ja ohverdatud ei olnud kõik suugi mitte sead. Ei olnud kõik mitte ainult roojased loomad. Samas me teame, et muidugi ka roojased loomi ohverdati, sellepärast et aastal 168 enne Kristust tolleaegne siis Kreeka valitseja Antiochus, kes teise templi rüvetas sellega, et ta sinna altarile läks sigu ohverdama. Nii et kindlasti ohverdati ebajumalatele ka sigu. Aga siin konkreetselt Shauli kommentaar nendel müügilettidel müüdava toidu kohta puudutas seda, kuidas see loom oli tapetud. Esimene Korintlaste või? Jah. Lähme tagasi 1. Korintlaste 10. Et kui ta ütleb, eks ole, et siis tegelikult, et ärge hakake kõhklema sisetunde pärast, sest maa ja tema täius on messia päralt. Sellepärast, et tihtipeale sa ei teadnud, kust see liha pärit oli. Sa ei teadnud, kust ta alguse sai. Sa ei teadnud, kus kohast tema nii-öelda veri välja valati ja kellele see ülejäänud osa siis nii-öelda jäi. Aga oluline oli see, et see, mis toodi sinna lihaturule, enamasti ei sisaldunud verd, sest juutide jaoks üleüldse tähendab siis üks košeri või siis puhta toidu tingimust on see, et see ei tohi sisaldada verd. See veri peab olema välja valatud nagu vesi. Ja sellepärast nagu see toit siis, see kvaliteetne, ütleme niimoodi, mis oli see sama näiteks härg, millest siin Apostlite tegude raamatus räägib, et siis ta oli tegelikult, ta ei olnud roojane, ta oli puhas loom. Ja see on see sama, millest me rääkisime enne, et apostel Shaul, kui ta räägib söögist, siis ta räägib asjast, mis on mõistetud kui toit. Ta ei saa selle all mõelda sealiha, ta ei saa selle all mõelda mitte midagi, mis on kuulutatud roojaseks ja ebapuhtaks. Eriti, kuna ta siin rääkis Korintuse kogudusele, ta rääkis inimestele, kes juba olid tulnud messia juurde, kes olid juba sünagogides käinud, kes olid juba kokku puutunud tooraga
ja sellest õppinud. Sest et see toit, mis jõudis avalikule turule, nagu me rääkisime, tal ei olnud mingit erilist märget. Ja kui siis nüüd see nii-öelda värske usklik seda ostis, tal võib-olla ei olnud üldse võimalik teada, kus see liha tuli. Ta ei saanudki. Ta ei teadnudki seda, jah. Tema ainuke asi, mida ta vaatas, oli see, kas see oli košer, kas see oli puhas loom, kas see oli härg või lammas või see oli siga. No nii palju saab ikka aru, ka siis kui pean otsast ära saaks kuidas eristada, kas on härg või siga. Nii et selles suhtes ütleb siin Paulus 1. Korintuse 8:4-5, mis siis nagu annab selgitust, kuidas Paulus mõtles. Et ta ütleb 1. Korintuse 8:4-5, ma võtan siin valikuliselt veel 8 ja 13 salmid. Mis nüüd puutub ebajumalate ohverdatud liha söömisse, siis teame, et maailmas ei ole ühtegi ebajumalat ning ei ole muud jumalat kui üks, sest kuigi on olemas nõnda nimetatud jumalaid ja palju teisi isandaid, on olemas ometi üks Elohim. Söök ei vii meid Elohimile lähemale. Kui me ei söö, ei jää me millestki ilma. Ega saa me ega midagi kasu, kui me sööme. Sellepärast, kui söök viib kiusatuse minu venna, siis ma ei söö enam kunagi liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Kuigi piiblis on meil Rooma kiri tegelikult tuleb ennem ja siis tulevad 1. ja 2. Korintuse kiri. Aga kronoloogiliselt on üldiselt arvamus, et 1. ja 2. Korintuse kiri kirjutati Shauli poolt varem. See oli aastal 56 siis peale Messiat. Ja Rooma kirja kirjutas Paulus Korintuses olles. Et miks ma siin need nagu kaks asja ühendan, on just see, et tegelikult see teema, millest Rabbi Shaul räägib, on mõlemas sama. Nii Rooma kirjas, just nimelt konkreetselt, muidugi Rooma kiri on palju pikem, selles 14. peatükis ja siin see 1. Korintuse 8. peatükk ja 10. peatükk. Ja väga tõenäoline oli see, et kui siis Shaulil oli juba Korintuses olles kokkupuude just nimelt ebajumalatele ohverdatud liha söömisest ja siis sellest toitumisest, siis arvatavasti ta kasutas seda sama teemat ka kirjutades roomlastele, sest et me näeme siin väga palju selliseid paralleele. Näiteks edasi 1. Korintuse 10, 19, 21. Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või et ebajumal on midagi? Ei, vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Elohimile, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Te ei või juua Messia Jeshua karikat ja juua kurjade vaimude karikat. Te ei või osa saada Messia lauast ja kurjade vaimude lauast. Ja see on nüüd see koht, kus on erinevus, kuna Korintos oli tegelikult sekulaarne maailmastunud paik. Ja nüüd need uued usklikud, kes tulid ja ühinesid juutidega, Messias usklikud, siis nii nagu ka tänapäeval, nad endiselt säilitasid mingisuguse suhtlemise oma lähedastega, oma sõpradega, oma tuttavatega. Ja me peame nagu seda mõistma, et tolleaegses ühiskonnas tegelikult nii nagu täna, et kui sa saad usklikuks, siis sa ei lõika neid sidemeid kohe katki, vaid sa samamoodi ju suhtled nendega ja suhtlemine seisnes enamasti söömises. Söömine oli alati see, kui inimesed tulid kokku, siis kõigepealt söödi või siis ühesõnaga söödi kogu aeg. Ja ohvri toomise süsteem oli Rooma riigis ja iidses Lähis-Idas religioosse, sotsiaalse, igapäevase elu keskuseks. Nii et kõik need ühesõnaga ebajumalate templid olidki selle sotsiaalse elu keskusteks. Kõik toimus nagu seal. Oli turg ja siis olid need ebajumala templid. Ja tihtipeale toimus ka niisugune asi, et näiteks mingisuguste ürituste korraldamiseks, nagu tänapäeval, lihtsalt näiteks renditi välja ühte ebajumala templit. ja siis need uued usklikud, kes olid endiselt paganade sellest ebajumalate teenimise taustast tulnud, siis oli nende jaoks nagu see niisugune eraldatus oli väga oluline. Ja kui nad nüüd ikkagi suhtlesid ja said taas kokku oma nende sõprade ja tuttavatega, kes veel olid endiselt ebajumala teenistuses, et siis võis olla see, et nad näiteks
olid seal oma kodus või kutsusid oma sõpru sööma. Olid oma kodus, nad olid ostnud sealt turu pealt selle nii-öelda lambaliha, nad ei teadnud küll, kas see oli ebajumalale ohverdatud või mitte. Ja nad pidasid seal siis ühist söömaaega. Ja nüüd, millest see kirjakoht siin räägib, ütleb niimoodi, et te ei või saada osa messia lauast ja kurjade vaimude lauast. Et nagu kaks erinevat kohta oli, kui Jeruusalemma kirikukogul samamoodi need 4 tingimust. Üks nendest oli see, et hoiduda ebajumalate rüvedusest. Et siin tekib küsimus, et kas nüüd Paulus ühest küljest või Shaul ühest küljest, kas ta läheb siis nüüd selle Jeruusalemma kirikukogu otsuse vastu ja ütleb niimoodi, et aga te võite süüa seda liha, mis on ebajumalatele pühitsetud. Siis siin nagu oli see 2 erinevat asja, et mille eest ta nagu hoiatas oli see, et kui see värske usklik nüüd läheb kellegi külla ja seal on härg, seal on lammas, seal on täiesti koššer toitu seal laua peal. Ja siis see kutsub teda sööma ja ta võib seda süüa sellepärast, et ei ole olemas teist jumalat, ainult üks jumal on. Need, kes olid tugevad usus, nendel ei olnud sellega probleemi, sellepärast nad ütlesid, et on olemas ainult üks jumal, Elohim, ebajumalaid ei ole. Aga need nõrgad usklikud, nendel oli nüüd see, et nad võisid tagasi langeda. Meile tundub naljakas, et kas nad söömise kaudu võid tagasi langeda, aga tegelikult tolle ajal oli see väga võimalik. Sellepärast, et söömine on seotud vaimuga, see on vaimne tegevus ka. Ja kui nüüd ühesõnaga ta läks sinna oma tuttava koju ja siis see tuttav, kes veel oli endiselt ebajumala teenistus, ütles niimoodi, et see liha on ohverdatud ebajumalale. Et see on nüüd see koht, millest ta ütleb, et ei saa nagu kurjade vaimude kaaslaseks saada, et ei või võtta osa, et kui te teate ja see inimene ütleb, sellepärast, et see, kes oli ebajumala teenija, tema teadis ja tema sööb seda oma jumalale. Ja see on nüüd see koht, kus Paulus ütleb, et siis te ei tohi süüa. Kui teile öeldakse, et see on ebajumalale ohverdatud liha, siis te ei tohi süüa. Sellepärast, et kui nad oleksid siis söönud, nad oleksid tegelikult oma sõpradele tegelikult näidanud, et nad on tagasi langenud, et me oleme taas teie seltsis, sellepärast, et meil ei ole vahet. Ja huvitav on see, et nagu me nüüd räägime nendest tugevatest usklikest, siis enamus need, kes olid juutidest messiasse uskujad, nemad näiteks ei käinudki oma liha üldse selle turu peal ostmas. Nendel olid välja kujunenud oma nii-öelda juutidest koššer lihunikud ja nad teadsid 100%, et kui nad sinna läksid, et nad isegi vaevanud oma pead sööma, nad ei käinud üldse sellisel üldisel turul liha ostmas. Ja nad käisid alati ringi. Huvitav oli see, et nagu juuti võis nagu tunda ära selle järgi, et kuna ta ühesõnaga kartis, et kuskilt mitte kartud, aga et hoiduda nagu kõigest sellest rüvedusest, et nad käisid ringi sellise oma kohvrikesega, mis oli selja peale seotud ja see oli siis selline nagu punutud korv ja seal oli õletuust oli siis sees. Nii et siis see õletuust teenis padja nii-öelda aset, et kui vahest teekond oli liiga pikk, eks ole ju. Ja siis korvi siis käidi siis seda nii-öelda lihuniku juurest liha ostmas. Ja siin me veel kord 1. Korintuse 8:8, et söök ei vii meid Jumalale lähemale, kui me ei söö, ei jää me millestki ilma ega saa mingit kasu, kui me sööme. Ja see on täpselt see sama printsiip, mis oli roomlaste kirja 14. peatükis. Et tegelikult ta ütleb, et kas me siis sööme või paastume. Et siin on see mõte, kas me siis sööme või paastume, see ei muuda mitte midagi. Ja teine paralleelkoht siis, mis ka läheb kokku roomlaste 14. peatükiga, 1. Korintuse 8:13 ütleb, sellepärast kui söök viib kiusatuse minu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Ja siin on nagu see olukord, millest ma ennem rääkisin, et võib ka olla nii, et mitte sinu sõber, ebajumala teenija, sõber ei kutsu sind enda juurde õhtusöögile, vaid võib ka olla lihtsalt see olukord, et üks paastub ja teine ei paastu. Üks sööb liha ja teine ei söö liha.
selle sama osaduse keskel. Ja ta ütleb siin, et armastus olgu üle kõige. Mitte armastus, mis on üle toora, vaid armastus eelkõige. Et pidagi lugu üksteisest. Kui seal on see nõrk vend, kes ei saa liha süüa või kes ei taha või keda see viib kiusatusse, kui ta näeb, et see on mingisugune, isegi kui see on lammas või näiteks kits, aga see nõder vend ei ole kindel, kas see ikkagi oli ebajumala ohverdatud või mitte. Ja kui siis tema südametunnistus selle läbi rüvetub, siis ta ei ole kindel, siis ta ütleb siin, et siis ma ei söö kunagi enam liha. Ta ei ütle, et ma ei söö enam kunagi mitte midagi, ma ei söö liha. Ehk siis ma olen siis taimetoitlane. Siis sellisel juhul sellise vennaga koos süües ma olen taimetoitlane. Siin on nüüd sellest korvikesest, mida juudid kandsid, väike pilt ja see on ka väga prohvetlik ja õigemini sellel on ka teatud põhjus, sellepärast et kuna Mooses leiti korvist kõrkete vahel ja sellepärast kandsidki juudid punutud korvi ja õletuusti endaga kaasas. Nii et see oli, igal asjal on mõte. Mitte midagi ei toimu juhuslikult. Ja siis üks asi veel, mis puudutas seda ebajumala ohverdatud või mitte ohverdatud puhta toidu või liha söömist, oli üks asi veel, et mul ei ole siin seda kirja kohta vist, ei ole jah, et see on 1. Korintuse 8:10 räägib sellest, et keegi võib sind näha ebajumala kojas lauas istuvat. Et see ongi just nagu see, et nii kaua, kuni siis need, kui sa seda puhast või pühitsetud või puhast looma sööd oma kodus, kuigi sa oled selle turult ostnud, et sa ei tea, kust kohast sa sealt pärit on. Et nii kaua on see okei, seda ütleb Paulus, see on okei, aga probleemiks oli see, et mindi ja osaleti siis ka oma tuttavatega koos, ta ütleb seal ebajumala kojas, et siis ühesõnaga siit jooksis see piir, nii kaua kui sa oma kodus seda sõid, kui sa olid nõrk, aga värske usklik, oli see okei, kui sa oled ka kindel selle liha nagu nii-öelda allikas või kellele ta ohverdatud oli, kas ta oli ohverdatud. Aga et ühesõnaga probleem oli selles, et kui sa tegid seda ebajumala kojas ja see ebajumala koda võiski olla see, et see oli lihtsalt mingisugune üldine üritus, kuhu rahvas kokku kutsuti ja sa läksid sinna. Et see oli nagu see koht, kuhu ei tohtinud minna. See oli nagu see, siit jooksis see piir Rabbi Shauli jaoks. 1. Korintuse 8:10. Nii et igatahes ei rääkinud Shaul sellest, et tohib süüa kõike, tohib süüa mida iganes. Oluline oli see, et kõik, mida ta nimetas söögiks, oli vastavuses tooraga. Nii, ja siis läheme nüüd siis veel kolostlaste kirja korra. Kolostlastele 2. peatükk, 16, 17, 20, 21. Sellepärast ärgu keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma, pühade või noorpuu või šabatite pärast, mis on tulevaste asjade vari, kuna ihu on messia oma. Salm 20. Kui te koos messiaga olete maailma algainetele surnud, miks teist lasete teha endale korraldusi, nagu elaksite alles maailmas? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetused. Kui mingisugune salm hakkab sõnadega selle pärast, siis on oluline aru saada, mille pärast. Siis peaks vaatama algusesse, sest et algus selgitab. Selle pärast, mille pärast. Sellepärast vaatame kolostlastele 2. peatüki algusesse. 2, 1, 3, 5, 8. Ma tahan, et te teaksite, räägib Rabbi Shaul, kui suur võitlus on mul teie ja laodikealaste pärast ning kõikide pärast, kes mind ennast ei ole näinud, et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse, Elohimi saladuse, messia tunnetamises, kes peituvad kõik tarkuse tunnetuse aarded. Ma ütlen seda selleks, et keegi teid ei eksitaks ilukõnedega. Keegi teid ei eksitaks ilukõnedega ja nüüd ta siis ütleb, mis need ilukõned on.
sest ehk ma küll olen ihulikult eemal olema vaimu poolest teiega. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse, ilukõned, tarkuse õpetuse, tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Messiale. Jeshua tuli, et teha isa tahet, kaasa arvatud sõna kuulmine isa seadustele, toorale. Ja need olid need, mis olid kirjalikult Siinai mäel antud, kuigi enne seda tegelikult eksisteeris samamoodi juba toora. Jeshua ise oli juut. Ta teadis väga hästi toorat, ta teadis kombeid, ta teadis, mis on õige ja mis ei ole õige. Ta pidas šabateid ja Jahve seatud piibelikke pühi. Järgis košer toitumisreeglid. Näiteks Jeshua ise nimetab kala ja muna puhtaks toiduks, aga skorpioni halvaks, madu ebapühaks. Ja sellepärast ütlebki Luuka 11:12, aga missugune isa teie seast, kellelt poeg palub kala, annaks teile kala asemele mao. Või kui ta palub muna, annaks teile skorpioni. Aga kui me nüüd läheme Kolosslaste peatükki, taas teise peatükki, siis me näeme, et ta ütleb niimoodi, et ärgu keegi riisugu teid tarkuse õpetuse, see oli eelmine kirjakoht, mille ma kahjuks juba ära võtsin. Ei riisuks teid tarkuse õpetuse tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele, mitte Messiale. Seda kirjakohta siin on tõlgendatud süüdistades, et tegelikult millele kutsub Rabbi Shaul, ütleb niimoodi, et toora on see tühi pettus. Et need, mida räägivad juudid, mida tuleks pedada, see on tühi pettus. Aga Shaul ütleb, et koloslased ei laseks kedagi nagu kellegi poolt ennast riisuda. Ja ta ütleb, need on need tühi pettus, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele, mitte Messiale. Toora ei ole maailma algaine, toora ei ole inimeste pärimus. Riisugu keegi toorat ära. Just. Ja siin samamoodi, kui ta ütleb Samaaria naisele Johannese evangeeliumi 4. peatükk 22 salm, ütleb, et pääste tuleb juutidelt. See on samamoodi, kuna juudid teadsid, nad tundsid toorat. Ja see, mida juudid järgisid, see, mida Iisrael järgis, ei olnud inimeste pärimus, kuigi nad lisasid sellele toorale väga palju oma suulist pärimust. Aga see, millest räägib Rabbi Shaul, räägib Messiast, räägib toorast, sest et toora ongi Messias, toora ongi Jeshua. Ja ta ei ole suuline pärimus, ta ei ole maailma algaine. Ja samamoodi kolostastele see teema on, kuna oli juba sisse pugenud suhteliselt palju valeõpetajaid. Ja need valeõpetajad ei olnud mitte ainult juudid, need ei olnud mitte ainult religioossed juudid, vaid need olid ka need samad Kreeka, Rooma filosoofid, kes olid kokku pannud erinevad õpetused, kes olid kokku pannud paganismi ja osa natukene võtnud sellest judaismist ja midagi olid võib-olla võtnud ka Messiast. Täpselt see sama asi, mis toimub tänasel päeval kogudustes, kus on täielikult segunenud, püha, ebapüha on segunenud, kus tõeline tõde ja püha õpetus on segunenud paganlike traditsioonidega ja inimeste välja mõeldud juttudega. Ja apostel Shaul kirjutas tegelikult mitmetele kogudustele, mitte ainult siin kolostlastele, eesmärgiga tegelikult juhendada ja õpetada messiaanlikke usklikke käituma vastavalt toorale. Ta õpetas neile toorat või Tanahi, mis oli ainus saadav pühakiri tolle ajal, nagu me teame. Uut testamenti ei olnud olemas. Uue testamendi ajal ainuke asi, mis puudus, ei olnud uut testamenti. Lihtsalt ei olnud kanoniseeritud. Ja see, mida Paulus kirjutas, need olid Pauluse kirjad, Sauli kirjad, see ei olnud uus testament. Neid ei defineeritud pühakirjana. Nad olid kirjad, aga ta olid pühakiri. Millal see uus testament siis sai? Uus testament kanoniseeriti alles 4. sajandil. Ehk siis tükk aega pärast seda, kui see raamat, mida me loeme, või see pühakiri, mida me loeme, on kaante vahele saanud. Sel ajal, kui Rabbi Shaul käis ringi ja õpetas, kui Jeshua käis ringi, kui teised apostlid, Peetrus või õigemini Siimon, siis ainsaks nende jaoks olemasolevaks, kättesaadavaks allikaks oli vana leping, oli toora, oli Tanah. Uut ei olnud olemas.
uuendatud ei olnud. Kõik need kirjad olid lihtsalt Pauluse kirjad erinevatele kogudustele. Siin ongi see, et ta juhendas neid nägema, neid kogudusi nägema Toorat läbi Jeshua lunastustöö ja pühavaimu juhtimise. Ja see on ka loogiline, sellepärast, et kõik Jeshua 12 apostlit olid juudid. Ja samamoodi kolostastele kiri siis kirjutati aastal 60. Nii et see on siis, nagu me teame, pärast korintlastele kirja ja roomlastele kirja. Ta kirjutas selle sel ajal, kui ta oli vangis parasjagu Roomas. Ja need siis ongi need valeõpetajad, kelle vastu ta tegelikult võitles. Aastal 60, jah. Kirjutati need Korintuse kirjad alles. Kirjutati kiri kolostastele, jah. Ja ka see oli lihtsalt Sauli kiri. See ei olnud püha kiri. Tema kiri, Sauli kiri oligi suunatud selleks, et õpetada värsketele usklikele, mis asi on Toora. Et nad näeksid seda Messia evangeeliumi ja pühavaimu valguses. Nii et sellepärast see kolostlaste kiri, ma küll väga palju ei selgitanud, aga põhimõte on selles, et need kõik asjad ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta, mis on määratud kuluma kasutamise läbi. Seda kasutatakse, seda õpetatakse, et umbes niimoodi tulid juudid, tulid tooratundjad ja ütlesid, ära hakka kinni, ära maitse, ära söö seda, ära puuduta, ära söö sealiha. Ja ta ütleb, et aga tegelikult on kõik määratud kuluma kasutamise läbi. Aga see viimane salm ütleb siin, need on vaid inimeste käskimised ja õpetused. Saul rõhutab, et on suur vahe, kas ta kutsub esile ja julgustab ja näitab nendele uutele kogudustele, kuidas pidada Toorat selle Messia vere lepitustöö valguses ja pühavaimu väes. Ja ta hoiatab, et kõik need teised asjad on inimeste käskimised. Need on need, mis on tarkuse õpetus ja tühi pettus. Sellepärast kolostlaste kirjas Paulus ei räägi siin Toorast. Ära maitse, ära puuduta. Ta ei ütle, et nüüd kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Sööge, sest kõik niikuinii kulub. Sest et need on inimeste käskimised ja õpetused. Ja vaatame veel korraks galaatlastele. Siin ei olegi nagu eriti palju on jäänud, kui tegelikult võib siin neid salme päris palju veel vaadata. Et siis galaatlastele 2:11 ja 14. Aga kui Keefas, kui Siimon tuli Antiookiasse, siis ma astusin tema silma eest talle vastu, kuna teda oli tarvis hukka mõista. Sest enne, kui mõned olid Jaakobuse juurest tulnud, sõida koos paganatega. Aga kui need tulid, siis ta tõmbus eemale ja eraldust, kartes ümber lõigatud. Kui ma nägin, et nad ei käinud otse teed evangeeliumi tõe järgi, siis ma ütlesin Keefasele kõikide ees. Kui sina, kes oled juud, elad paganate, aga mitte juudi kombel, kuidas sa siis sunnid paganaid juudi kombet pidama? Ja see on nüüd ka üks kirjakoht, mida on kasutatud näitamaks, et Peetrus sõi koos paganatega, Peetrus sõi kõike. Järelikult ka meie võime seda teha. Aga sellest kirjakohast tegelikult ei tule mitte kuskilt välja seda, mida Peetrus sõi või siis Siimon. Mis seal laua peal oli, mida need paganad sõid. Me teame ainult seda, et kuna Peetrus Keefas sõi koos paganatega, siis järelikult pidi neil olema mingisugune ühine vaimu osadus. Nii nagu ta läks Korneliuse kotta. Ja kui ta Korneliuse kojas ütles, et ma ei söö midagi rüvedat, siis siin see galaatlaste kiri on kirjutatud praktiliselt peale seda. Ja tegemist oli tegelikult Messiasse usklike paganatega, kes olid juba teadlikud toitumisseadustest. Ja vastavalt suulisele seadusele, nagu me rääkisime, ei tohtinud juudid süüa koos paganatega. Ja nende kotta minna või üldse nendega suhelda. Nii et see on nagu siin, milles konkreetselt Paulus või Saul Peetrus süüdistab. Ei süüdista mitte selles, et kuule, et sa nüüd oled juut, ei söö just kui sealiha, koos paganatega olles sööd sealiha
ja nüüd siis samas sunnid paganaid juudi kombe kohaselt elama. Aga Peetrus ei elanud tegelikult nagu pagan, siis see vahe seisnebki selles, et kuna Shaul ja Siimon, nad olid ära tundnud Messia, nad olid ära tundnud selle, mis on tegelikult Toora, nad olid ära tundnud tõe ja nad olid aru saanud, et kahjuks variserid ja saduserid, kogu see religioosne seltskond, et nad olid selle tegelikult tõe ja Toora kinni katnud, et nemad ütlesid, et pääste tuleb ümberlõikamise kaudu, tuleb selle kaudu, et te peate Toorat ja siis te saate päästetud. Aga nüüd Peetrus ja Shaul, nemad olid juba aru saanud, et pääste tuleb ainult Jeshua verest. Pääste tuleb ainult Jeshua ohvri kaudu. Ja nüüd, kui Peetrus istus nende paganatega lauas, jagades nendega, olles samas vaimus, ja nüüd tulid siis need variserid sinna, siis tema käitumine tegelikult oli adekvaatne. Ta nagu justkui pööras nendele paganatele selja, sellepärast et ta häbenes. Sel hetkel ta häbenes juutide eest näidata, et ta on koos paganatega, kuna endiselt juutide arvates, nende variseride arvates olid nad roojased. Ja nüüd Paulus ütleb, et kuule, et kui nüüd ühesõnaga sa oled nagu justkui meiega koos ja nüüd sa pöörad paganatele selja, näidates, et nad tegelikult ei olegi päästetud. Sellepärast, et nad ei ole ümber lõigatud. Nii et see koht ei räägi siin sellest, et justkui Peetrus, Siimon oleks nüüd koos paganatega söönud, mida iganes sinna ette pandi ja samas nüüd siis läinud juutide juurde ja sundinud paganaid samamoodi siis mingisugune hetk sealihast söömisest või kõigest rüvedatest söömisest loobuma. Et see ei ole üldsegi see. Vaid siin ta tahab just öelda Shaul seda, et kui sa nagu oled selle tõe ära tundnud, et ära siis mine tagasi sinna religiooni, vaid ole nende samadega koos. Ja üleüldse see, kui me vaatasime, siis mitmes kohas oli see sõna kõik. Kõik on lubatav, sööge kõike. Et sellel ei ole ka mingisugust loogikat, sellepärast et kui te ütlete, et sööge kõike, näiteks te võite süüa mida iganes liigub. Me siin ennem rääkisime, et hiinlastel on põhimõte, et kõik need elus olendid, kellel on selg taeva poole, kõiki neid tohib süüa. Et kui nüüd lähtuda sellest, et Toora ei ole enam kehtiv ja igasugused nii-öelda toitumisseadused puhtad ja ebapuhtad ei ole enam kehtivad, siis tegelikult võiks öelda, et sa lähed siis ja ma ei tea, jood näiteks bensiini, eks ole ju. Või lähed ja sööd tükid tsementi või mingisugust, ma ei tea, nii nagu vahest filmides näidatakse, eks ole, kuidas need tulnukad neid patareisid imevad sealt patareidest välja, eks ole midagi. Nii et siin ongi nagu see, et lihtsalt mingisugune nii-öelda mõistlik meel peab selle juures säilima, et aru saada, et Paulus ei saanud rääkida sellest, et kõik on lubatud, kõike tehke, kõike sööge. Kus iganes tõde on nii ära peidetud, et sa saa rääkida seda, mõnele rääkida, olema avatud nende. Sest põhimõte oli lihtsalt selles, et kui ta rääkis, siis ta rääkis vastavalt Toorale. Roomlastele 8, 1, 6-8. Nii ei ole nüüd mingit hukkamõistu neile, kes on Messias Jeshuas, sest elu vaimu Toora Messias Jeshuas on vabastanud sind patu ja surma seadusest, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis, aga elu ja rahu. Sellepärast, aga lugege edasi, iga asi saab selgeks, kui sa olete lõpuni lugenud. Sellepärast ütleb apostel Shaul, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu. Sa ei saa rebida siit välja kontekstist ühte lauset. Ta ütleb, et lihalik mõtteviis on vaen Elohimi vastu, sest ta ei alistu Elohimi seadustele. Ja mis see seadus on? Toora. Ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Elohimile. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus. Kui Elohimi vaim tõepoolest elab teie sees, kellel aga ei ole Messia vaimu, see ei ole tema oma. Ja vaadake, tihte sõnadega, tegelikult on siin sõnaraamat olemas. Mis asi on? Nii, mis asi on lihalik mõtteviis? Vaen Elohimi vastu. Lihalik mõtteviis ei alistu Elohimi seadustele Toorale. Ehk siis tegelikult lihalik mõtteviis
võrdub vaen Elohimi vastu, võrdub seadustele mitteallumine. Ja nüüd vaatame edasi. Kes need? Need, kes elavad lihaliku loomuse järgi. Nad ei saa meeldida Elohimile. Selle sama sõnaraamatu järgi ütleb Rabbi Shaul, et lihas elamine on vaen Elohimi vastu. Need, kes ei alistu Elohimi toorale, need on teiste sõnadega Elohimile vastumeelsed. Sellepärast, et kui nad ei suuda, kui nad ei meeldi Jumalale, siis tähendab, nad on vastumeelsed. Et vaadake, kui huvitav, kes ei pea toorat, need on lihameeles ja need on Jahveele vastumeelsed. Nii et tegelikult see kirjakoht räägib hoopis millestki muust kui sellest, et Jeshua on meid vabastanud. Küll on hea. Et sa võid nüüd kõike teha. Sellepärast ta on meid vabastanud. Jah, tõepoolest, ta on vabastanud patu ja surmaseadusest, aga mitte toorast. Et seda tuleb ütelda. Sellepärast, et ta ütleb, et sest elu vaimu seadus, Messias, on meid vabastanud patu ja surma seadusest. Elu vaimu seadus, toora, patu ja surma seadus. See on see, mis on needus. See on see, kui me ei pea toorat. Kui me sööme sealiha, siis me võime minna needuse alla. See ei tähenda seda, et me läheme põrgusse. Söömine ei päästa sind, aga sa võid minna needuse alla. Haigused on needused. Näiteks. Ja sellepärast vastavalt sellele kirjakohale me peame otsustama, kas me käime lihas või vaimus. Sest lihalik seeme on meie sisse külvatud Aadama pattu langemisest saadik. Aga meie vaim, kui see allub Jahve seadustele, siis me oleme vabad sellest lihaloomusest. Jumal lõi mõned loomad söömiseks ja mõned mitte söömiseks. Me rääkisime, et Jeshua ei andnud oma elu selleks, et ebapuhtad loomad saaksid puhtaks. Ja kui me ütleme, et see juhtus, kui me ütleme, et Jeshua veri muutis ebapuhtad loomad puhasteks, siis me ütleme, Elohim, sa tegid vea loomisel. Sa panid puusse. Sa tegelikult lõid valed asjad. Näed, nüüd Jeshua veri pani lõpuks ometi need asjad paika. Sellepärast piibellik košer ei ole judaism. Me ei räägi siin judaismist, me ei räägi kabalast, vaid see on piibellik košer, see on piibellik pühadus. Et sinu vaim, hing ja elu säiliksid. Košer tähendab, jah, see tuleb sõnast nagu pühitsetud, puhastatud. Piibellik pühitsetud söömine ei ole judaism, vaid see on Elohimi parima tahte ja armastuse avaldus ja kehtib kõigile. Ja need roojased linnud ja ebapuhtad loomad on samad kuni lõpuaegadeni. Ilmutuse 18, 2 ja 3. Ta hüüdis võimsa häälega, langenud on suur Paabel ja on saanud kurjade vaimude eluasemeks ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi rüvedate lindude pesapaigaks ning kõigi rüvedate ja vihatud loomade varjupaigaks. See tähendab seda, et ka lõpuaegadel on nad veel olemas. Jeshua ristisurm ja veri ei puhastanud neid, sest vastasel juhul ei räägiks ilmutuse raamat nendest. Tulgu ilmutuse vaim pastoritele. Ja et ma arvan, et meil on aeg hakata toituma vastavalt piiblile. Kui sa allud kuningale ja sa tõepoolest kuulud temale, sest et Jeshua on kuningas ja Jahve on kuningas. Kui sa oled kuninglikus soost, püha preesterkond, siis sellisel juhul on normaalne, et sa valid kuninga tahte ja juhatuse. Kui sa armastad oma loojat, siis on elementaarne, et sa tahad teada, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi. Samamoodi, kui sa oled oma abikaasaga koos või oma kallimaga. Et tegelikult see ongi see protsess. Sa alguses toimub see laulatus ja siis sa hakkad tasapisi üksteist tundma õppima. Ja tegelikult sa ei saa eladagi sellise inimesega, kui sa ei tea, mis talle meeldib, kui sa ei taha talle head meelt valmistada. Ja vastastikune käib see. Ja et see ongi see, et kui sa oled ühe korra tõe juba ära tundnud, loomulikult, kui sa ei tea. Ei saa enam minna. Kui sa ei tea, siis jah. Aga kui sa oled selle tõe ära tundnud, siis ma peaks ütlema, kahjuks sa oled kohustatud selles käima. Niimoodi räägib apostel Johannes oma kirjades. Et kui sa ütled, et seda armastad, siis pea tema käske, sest et see ongi armastus. Ja seda ei ole võib-olla lihtne vastu võtta, aga ma usun, et püha vaim aitab selles asjas.
Ja see on see, mis on oluline mõista, miks Jahve seda kõike on seadnud. Neid põhjused on rohkem, aga ta ütleb 5. Moosese 30:19. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud sinu ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Kõik, mida looja oma seaduste juhtnööride kaudu Iisraelile kõikidele rahvastele on andnud, on õnnistuseks, eluks, heaks terviseks, rikkuseks, heaoluks. See on see, mis ta ütles, vali elu, et sina ja su sugu võiksid elada. Ja ta ongi saatnud sellepärast püha vaimu, kes on kirjutanud tema toora meie südametesse ja teinud võimalikuks meid võimeliseks seda pidada. Andes meile arusaamist, kuidas me järk-järguliselt oma igatsuses rohkem teada saada temast sellesse siseneme. Mitte oma jõust, oma väest, vaid püha vaimu väest. See ongi see sama vahe. See ei ole enam kivilaudadele kirjutatud või meie südamelauakestele. Halleluja. Aga siis veel lõpuks ma lihtsalt tahaksin palve. Ma tänan sind Jahve kõik välja, ma tänan sind Yeshua, ma tänan sind selle sõna eest. Ma tänan, et sina, kallis Ruach HaKodesh, püha vaim, aitad meil omandada seda, mida meil on vaja teada. Ma tänan, et igaüks võib siin minna koju, vaadata üle need kirjakohad, katsuda läbi iseenda sees. Aga ma tänan, et sina kinnitad. Kinnita sina, kallis Ruach HaKodesh, seda, mis on tõde, seda, mis on õige. Sina oled see, kes ei räägi vastu Elohimi sõnale, Jumala sõnale, toorale. Sellepärast ma tänan, et sa kinnitad meid siin. Ja aita meid ka. Sina oled meie toora õpetaja, kallis Ruach HaKodesh. Sind on kutsutud meie toora õpetajaks. Sina oled meie toora õpetaja ja õpeta meid ja juhenda ja suuna. Et see saaks tõepoolest lihaks meie sees, nagu ütles Yeshua. Minu ihu on tõeline roog, minu veri on tõeline jook. Ja seesama toora, see on tõeline roog. Ma tänan sind. Olge te kõik väga õnnistatud ja järgmise korrani.